Elva on looduslinn, Elva on ka kultuurilinn, alles ma lugesin Ain Kaalepi lugu Maalehest, kus ta võrdles Elvat, oli ta vist Vaimariga. Nii et tõesti ka Looduskaitse Seltsi on alati looduse kultuur käinud käsikäes. Meie tänavune kokkutulek on pühendatud mitmetele tähtsatele juubelitele. Kõigepealt Maadeuurija Mittendorfi 200. sünniaastapäevale. Mittendorfi teemaga me tegeleme homme. Aga Elva kant ja Looduskaitse Selts ja kõik Eestimaa tundmise ja tema väärtuste hoidmise lugu on väga tihedalt seotud sellise mehega, keda on nimetatud läbi aegade Eesti kõige paremaks tundjaks. Tema nimi on Endel Varep. Ta on seltsi asutajaliige oli, ta on seltsi auliige, ta oli Jaan Eilarti õpetaja ja ta oli ka Eesti geograafia järjepidevuse hoidja, kui mõelda Eesti geograafia aegu pärast Eesti Vabariigi sündi, kõigepealt Soome geograaf Krane, kui ta Tartu Ülikoolis eestikeelse geograafia õppetooli esimeses juhatuses, tema õpilased olid Edgar Kant ja August Tammegan ja juba noore mehena Endel Varep jätkas siis seda liini ja hoidis seda, nii et kõigepealt nüüd ma arvan, et täna me pärast käime ka väikse delegatsiooniga siinsamas Elva kalmistul Endel Varepi kalmule, asetame siin lilled ja ma tean, et peaks olema meil julgas ka siin täna professor Varepi sugulased, ma palun, et ka pärast siia, et ta mõned sõna oma Endel Varepit meenutaksid, aga ma palun nüüd, et seltsi juhatusliige ja geograafi mu hea sõber Andres Tõnisson natukene räägiks meil Endel Varepist. Head seltsikaaslased. Jaani jutule lisaks Varepist on väga palju kirjutatud, ka meie seltsi auliige Väike Hang on värskelt üllitanud voldiku tema kohta, mis oli siin täna. Ma esimest korda nägin, on väga liigutatud. Endel Varep ei ole tegelikult Elvaga teisiti seotud, kui ta on siia maetud. Tema abikaasa Elsa Sünd Pastak on siit lähedalt pärit ja küllaltki vara lahkus ja Endel on siis tema juurde 88. aastal siia sängitatud siin metsakalmistul. Ka Varepi haua on aidanud tähistada Looduskaitse Selts, Maido Urbas sealhulgas. Paar sõna siis sellest maateadlasest. Siin on generatsioon, kes peaks Varepit väga hästi mäletama. Võib-olla tema õpilasi mitmeid ja mitmed ma näen, kes on selgelt ka teda tundnud, temast kirjutanud, omavad temaga personaalset suhet. Ja Varep oli väga reljeefne, väga omapärane inimene. Ta jäi ka sellepärast meelde, peale selle, et ta oli Eesti geograafia nii-öelda isa ja väga suurte teenetega Eesti maateaduse taas jalule aitamisel. Tema positsioon algas tõesti väga ootamatult, sest kui ta oli geograafia õpetaja Tartus ja kõik tema õpetajad olid ülikooli õpetajad, mõtlen, kas emigreerunud või ei saanud enam tööd jätkata, põhimõtteliselt jah, olid ikkagi sunnitud lahkuma, siis korraga kutsuti 30-aastane Endel Varep koolipingist, koolijutside eest nii-öelda, et hakka nüüd kateedrit rajama. Ja tema viimane õpetaja oli küll paar aastat, 45-47, Jakob Kents seda kateedri asja vedanud, aga ta oli haige mees ja Varep võttis selle posti üle, olles ise tegelikult sisult koolipingist tulnud. Tal ei olnud erilisi kogemusi. Tema esimene kirjalik töö, võiks öelda, oligi tema kandidaadi töö. Et seal oli mingisugune kahtlase küsimärgiga artikkel, kas autor on tema või mitte, aga tänases oludes siiski ebatavaline. Esimene publikatsioon on kandidaadi töö. Seda tegi ta
Elva kihelkonna kohta, ta uuris siis maastikke, tema huviala oli siis asustuse ja maastike kujunemine, kuidas maastik on inimasustust mõjutanud ja enne sõda tema õpetajad siis Tammekann, Kant suunasid teda uurima Põhja-Eestit, ta oli küll Pärnumaa mees, aga Põhja-Eestit uuris ta selle tõttu, et Eesti riigis valmis niisugune sari koguteos maakondlikud ülevaated, Harjumaa oli puudu ja üliõpilane Endel siis alustas selle Harjumaaga. Täpsemalt selle ühe osaga Keila kihelkonnaga. Sõda tuli vahele, Varep oli koolides põhimõtteliselt, töötas muldade kaardistamisel. Kuidas ta täpselt vältis Saksa sõjaväkke sattumist, ei ole minul vähemalt lõpuni selge, aga kuidagi see töö mulla kaardistamise alal olevat teda aidanud. Pärast jälle kooli ja siis ülikooli kutse. No siis tuli hakata kandidaaditööd vormistama ja vähemalt saada natukene kõrgemat järku endale. Ja kes oleks võinud arvata, et niimoodi pool juhuslikult paremat võtta pole, et tule nüüd hakka kateedrit rajama. Varep tegi seda siiski sellise põhjalikkuse ja sellise pühendumusega, et järgmised 40 aastat oligi nii-öelda geograafia taadi elutöö ja kujunemine. Seda märkisid siis üle 120 diplomandi, keda ta juhendas. Kateedri juhatamine ligi 30 aastat. Publikatsioonidest võiks muidugi rääkida lõputult, nende arv on niivõrd ettekujutamatu tänasel arvuti ajal, aga esimeses entsüklopeedias Varepi osalus oli 2500 artiklit. Kujutate nüüd ette, et võtta mingi küla, näiteks Vapramäe, ega see ei saa ka ühe lausega ja kui te seda entsüklopeedia stiili ka mäletate, siis on ikkagi mainitud esmamainimine, mäed, orud, on see asi läbi kaalutud. Esmapilgul võib olla lihtne, aga entsüklopeedia laused on kõik väga tihedad ja väga läbi kaalutud. Ja ühes siis Eesti entsüklopeedias siis Varepil ilmus keskmiselt 300-400 sellist küla või koha artiklit. Selles mõttes ta tõesti oli Eestimaa parim tundja, et temalt need telliti, tema oli entsüklopeedia ilmumise ajaks nad juba endale selgeks teinud ja tema tarkus nagu siis sai sellesse suurde raamatusse. Tema enda suur raamat võiks öelda, on 65. aastal ilmunud Kas tunned maad? Jällegi, ma arvan, see on teil paljudel kodus riiulis. Tänase pilguga, mis seal ikka, kirjeldatud mägesid, jõgesid, justkui midagi. Internetist guugeldad ja saad sama, eks. Aga 65. aastal väga paljud nendest kohtadest olid nagu läbi kirjutamata. Kaardid olid keelatud ja lugeda sealt raamatust siis mingisugustest väikestest kohtadest, külakestest, see võis olla eestlastele niisugune enesetunnet tõsta. Varepi teine suur raamat oli siis Eesti maastikud 84. aastal koos Vambalu maavaraga. Ja tema tagasihoidlikkus ei lubanud tal võib-olla ennast teooriate ja oletuste spekulatsioonidega ehtida, teda võiks ikka iseloomustada kui klassikalist müüriladujat, klassikalist arvutieelse ajastu teadlast, kartoteegipidajat, küsitlejat, vaatlejat, märkmiku ülestähendajat. Ja see hiigeltöö, seda on üldiselt tunnustatud ja mõistetud, muidugi seda pole nagu väga tõsiselt uuritud, juba kohanimede kartoteek, mis tal on, 10 000 sedelid. See on nüüd Keeleinstituudi poolt internetti suuresti viidud. Ja need esmased maastikukirjeldused, mis toimusid siis temal rajoonide kaupa, Tartu rajoon, Võru rajoon, nad jällegi on alus selleks, et kogu Eesti sai tema poolt niimoodi kaetud, ring peal ja siis tema viimastes suuremates üldistustes, nagu see Eesti maastikud just, ja siis tema käsikirjaline Eesti maastikud, mis ei jõudnudki trükki, ja filmi käsikiri, Kas tunned maad, need on siis nagu teatud süntees. Nad ei ole kõik avalikkusele jõudnud, aga tema musta töö on suuresti ära teinud. Endel Varep oli muidugi väga probleemsel ja raskel ajal geograafia taadiks, kui ei olnud kaarte. Probleemsel ajal ka selle tõttu, et ei saanud ka reisida. Väga üksikuid reise oli tal võimalik geograafia kongressidel välismaal käia. Oli poliitiline surve, loomulikult vene keele kohustuslik avaldamine. Väga palju asju
ja ta oskas siiski mööda kõigest sellest oma kateedrit viia ja täna siis Eesti geograafiat võiks öelda, et temast 3. põlvkond või tema õpilased on need, kes siis täna seda asja juhivad, aga ükski neist ei ole nagu Varepist mõjutamata, et igal tänasel geograafia instituudi teaduril, professoril, kui mitte otse, siis vähemalt ülejärgmine õpetaja, juhendaja on olnud Endel Varep. Looduskaitse Seltsi auliige, eks asutajaliige, siin märgiks ära, et looduskaitse kui selline ei olnud Endel Varepi nagu peamine teema, eks, aga 50-ndatel ta oli siiski üks esimesi Eestis, siin zooloog Voore või botaanik Üksipi kõrval, kes võttis kätte ja kooli ajakirjades Nõukogude kool ja mis need tolgal olid, tõstatas juba selle looduskaitse küsimuse ja ütles, et põhikooli õpilased peaksid koostama oma koduümbruse väärtustest albumeid, kutsus neid looduskaitse albumiteks, et ta alustas nagu kateedris juba järelkasvu kasvatamist või koolide mõjutamist sellega, et ta proovis siis õpetajaskonnale ja kooli üldsusele seda looduskaitse ideed nagu sisse viia. Ja paralleelselt ülikooli liinis valiti ta 52. aastal LUSi looduskaitsesektsiooni esimeheks, hiljem oli ta 30 aastat looduskaitsekomisjoni aseesimees Kumari kõrval või Kumariga koos. 30 aastat tegi seda tööd ja siis muidugi tema panus looduskaitsesse oli väga suur, jällegi, kuidas ma seda hindan, aga 57, kui oli Ülemnõukogus looduskaitseseaduse arutelu, võttis seal, või tookord sai sõna, oli ette nähtud, aga teaduskonna eest rääkis just professor Varep. Ma ei mäleta, kas seal Kumaril oligi sõna, aga Varep põhjendas siis looduskaitset just seda maastiku ja üksikobjektide osas. Teiste poliitikute ja valitud tegelaste kõrval siis ülikooli dotsent tookord. Ja kogu selle seaduse tolles mõistes seletuskirja või sellised märksõnad, mida see seadus peaks sisaldama, selle kõne või memo tarkadele poliitikutele samuti koostas tookord Varep 57. aastal. Et kui seadus jõustus, siis muidugi oli temal suur töömaa, et kõiki neid uusi looduskaitseobjekte põhjendada, selgitada ja olla siin taas nagu esmakirjeldaja. Võtame või 60. aastal ilmunud kogumik looduskaitse teatmik, jällegi meie põlvkonnal paljudel olemas, esmakordne ülevaade mitmetest huvitavatest paljanditest, jugadest, orgudest, eks. Varepi panus jälle väga suur. Sealhulgas ka Vapramägi siin lähedal, tema poolt esimesena siis konspektiivselt, aga tolle aja tasemel ära kirjeldatud. Ja hiljem siis jätkus tal enam energiat ikkagi Lahemaa, kodukoha Pärnumaa jaoks. Need eendusid siis tema muudest maastikuteadmistest üle Eesti, mis olid ju nagu väga laialdased ja teatud mõttes nagu katsid kogu riigi, aga jah, siis see fookus läks tal Lahemaale. Jaan Eilarti ja Varepi suhted, ma arvasin, algasidki selles looduskaitsesektsioonis, looduskaitsekomisjonis. Neist kujunes vaatamata 30-aastase vanuse vahele väga hea paar. Eilart ikkagi pidas alati Varepit meeles sünnipäevadel ja Varep alati tänutundega ja lugupidamisega rääkis Eilartist ja neil oli hea klapp. Võimalik, et Varep kutsus ka just Eilarti, võimalik, et see kutse oli niimoodi lugema looduskaitse aluseid Tartu Ülikooli 58, millega siis ka algas see looduskaitse ringi asi ja hiljem looduskaitse selts. Nii et Varepil on varjatud ja ennast mitte väga eksponeeriv viis, aga ta on väga suure jälje kahtlemata jätnud looduskaitse liikumisse. Nii et väärt mees puhkab siin Elva kalmistul.